Tere tulemast! Ma tervitan sind energia laadimise väljakutses. Minu nimi on Pille ja ma olen 15 aastat olnud Pilatese treener ja selle programmi ma lõin seetõttu, et me sageli ootame energiat kuskilt väljaspoolt. Kui oleme väsinud, siis me tahaks saada kuskilt mujalt energiat või siis, kui me ei tunne endas seda tegutsemisindu, siis on ju hästi mugav, et keegi teine meid kuhugi kaasa tõmbab. Aga tegelikult on energia meie sees kogu aeg olemas ja energia tuleb lihtsalt üles leida. Ja see 7 päeva ongi loodud seetõttu, et me saaks tajuda, kuidas meis tegelikult see energia on olemas ja 15 minutit iga päev. See on mõeldudki selle jaoks, et sul tekiks ka ajus see seos, et kui sa ka oled väsinud, siis sa rullid selle mati lahti ja tajud, et see energia tuleb meie seest. See väljakutse ei ole loodud sellepärast, et sind panna pingutama veri ninast välja tundega ja ükskõik mis, aga sa pead selle treeningu tegema seal suure pingutusega iga päev ära. Ei. See väljakutse on pigem sellepärast, et harjutada jääma iseendale truuks. Et need 7 päeva sa pühendud iseendale ja meil tuleb elus ka nii palju erinevaid väljakutseid ette, et kui sa nüüd sellega hakkama saad, siis sa saad ükskõik millega ka oma elus hakkama, sest et sa oled pannud ennast juba sellesse olukorda, et võib-olla mõni päev tekib sul see tunne, et ma ei viitsi, ma ei taha, siis ikkagi sa rullid selle mati lahti ja isegi kui sa seda täistreeningut, see 15 minutit kaasa ei tee, siis vähemalt tee mõned harjutused sealt või siis vali see esimene treening, mis on sissejuhatus, kui sa ei taha teha suuremat pingutust. Niisiis panusta sellesse, et sul kõik need 7 päeva õnnestuks minuga kaasa teha. Ja selleks loo endale hästi kerge võimalus asuda selle treeningu juurde. Ehk sea endale juba paika see koht, kus sa võimled, pane endale matt valmis. Kui sul matti ei ole, siis võta valmis endale juba mingisugune pehmendus, mille peal sul on mugav harjutusi teha. Ühel päeval on meil vaja ka hantleid või mingisuguseid raskusi, võid haarata köögikapist kuivainepakid või panna pudelid vett täis. Nii et ole loov. Ei pea olema sul tingimata treeningriided, võid teha ka täiesti tavalistes riietes kõik trennid kaasa. Ja loomulikult hoia endal veepudel läheduses. Ja kui sa tahad saada päriselt tulemusi ja anda see 7 päeva endale selle impulsi, et sa lood endale uue ja parema olemise, selle enesetunde, kui sa pakatad energiast ja saad oma sära maailmaga jagada, siis vaata need järgnevad päevad ka oma toidulaud üle. Vali niisugused toidud, mis mõjuvad sulle hästi. Vähem töödeldud toite. Proovi naturaalset toitu rohkem tarbida. Vähem suhkrut. Joo vedelikku. Söö puuvilju, marju. Ja kindlasti jälgi, et ka su puhkus oleks piisav. Et sa magaksid ilusti ja jälgi ka, et su stressitase väga kõrgeks ei lähe. Niisiis anna endale võimalus 7 päeva tunda seda, mis su sees olemas on ja tajuda, et sa oled kõikvõimas. Ma soovin, et sa paneksid selle 7 päeva jooksul tähele iseenda enesetunnet ja tagasisidet, mida su keha sulle annab. Sageli on keha meist targem.
ehk me suudame iseennast oma mõtete ja võimalike sabotaažidega ära lollitada. Aga meie keha teab, kui sa märkad mõne treeningu jooksul, et ei taha rohkem pingutada, siis märka seda, kas see on lihtsalt laiskus või see on päriselt keha märguanne puhkuse vajadusest ja järgi seda. Ole julge panema pausi peale videot ja tegema mõnda harjutust kauem või mõnda venitust kauem. Ja mul ongi soov, et sa õpiksid iseennast tundma kogu selle protsessi käigus. Ja üks soovitus veel. Treening peab olema lõbus. Hoia rõõm iseenda sees ja tunne rõõmu sellest, et sa saad liikuda. Egas midagi. Hakkame siis pihta.